Aga meie räägime nüüd televisioonis juttu valetamisest ja sellest, kuidas valetajat ära tunda. Tere hommikust, Üli. Tere. Kui me räägime sellest, kuidas valetajat ära tunda, kas me siis teistpidi just kui anname natukene nõu, kuidas paremini valetada või? No, ma arvan, et mitte, sest et eks me ju kõik valetame. Muuseas, kunagi tehti uuringud, see oli ühes, kui ma õieti mäletan, Saksamaa ülikooli linnakus, et mitu korda siis tudengid päevas valetasid ja nad suutsid jõuda numbrini umbes 200 korda. 200 korda päevas? Ja, no sinna hulka lähevad ka see, et mul ei ole kiire, et ma olen piisavalt õppinud või siis see, eks ole, kui inimesed läheb näiteks kohtumisele omavahel, siis on valetamise arv kohe tõuseb juhti, eks ole, kui palju ma olen mida teinud siin elus, ma ikka trennin igal hommikul või siis see, eks ole, et ma ei ole, et homme alustan dieediga või 1. jaanuar on ju täis valesid, eks ole, kõik võime võtta niimoodi. Ja see valetamine ongi selline filosoofiline poolde, et eks ole, et mis siis on vale või mis siis ei ole vale, sest inimene oma olemused alati käitub ju konteksti parimal moel kuuluvalt, eks ju. Ja, aga tavaliselt jagatakse valed nagu mustad ja valged, eks, et ühed on siis see, et valged valed, näiteks, eks ole, ma ei tea, ma tulen tööle, kolleeg tuleb mu juurde, tal on mingi kohutav kostüüm seljas, ta küsib mu käest, kuidas on, eks ole, ja siis ma ütlen, et täitsa ilus. Et või huvitav, väga paljud söögi kohta ütlevad, eks. Aga teised mustad on siis nii-öelda see, et ma omakasu püüdlikult, näiteks, ma ei tea, lainan su käest 500 eurot ja ei kavatsegi seda tagasi maksta, siis hakkan vassima, eks ju. Ja võtta, need on siis nagu mustade all. Aga see on valetamise psühholoogia on niisugune huvitav, et kõige lihtsam muidugi alati tuvastada, kui on nagu lausvale, aga tavaline on see, et keerukaks teeb kaks asja. Esiteks, et osaliselt vale, osaliselt tõde ja pigem, ma arvan, miks inimesed saavad valetada enamasti, on see, et me tahame kuulda, näha, uskuda seda, mida meie tahame. See on armumise fenomen, absoluutselt. Eks, et üks juba, eks tal on juba majad, autod, ma ei tea, lapsed selle mehega, eks ole, ja mees on lihtsalt on viisakas. Aga tekibki, eks ole, kas ta nüüd valetas või ei valetanud, eks ole. Lihtsalt see, mis ma tahan näha. Ja muidugi, mida rohkem inimesed on emotsionaalselt kaasatud, siis me näemegi näiteks need samad internetipettused, eks ole, on see siis ahnusest, lootusest, et ometigi ütleb vanaseluse põlv, siis mul on nagu parem. Või siis see, eks ole, et ma saadan, ma ei tea, dating-portaalides seal kuskile, ei tea, kus kohta inimestele tohutud summasid, mis on praegu ju niivõrd populaarne. Aga kui me räägime nüüd ikkagi valetaja äratundmisest, siis kas need märgid on kuidagi universaalsed? Need kehtivad alati kehakeeles, just need märgid näitavad? No, ütleme nii, et see ühe märgi järgi kunagi ei saa mitte midagi. Näiteks selline üldlevinud arvamus, et on olemas mingi Pinocchio nina. Ei ole. Sest Pinocchio nina, ma ei tea, kus see üldse tulnud on, ilmselt populaarteaduslik lähenemine. Aga inimene mõtleb niimoodi. Kui te midagi meenutate näiteks, siis te mõtlete veel siit. Aga sellist asja ei ole. Küll on see, eks ole, Desmond Morris kunagi avastas selle, et kui meie ärevustase tõuseb, sest kui inimene hakkab valetama ja kui ta nüüd kardab seda, et ta näiteks jääb vahele, siis tal hakkab see ülemine keha hakkab andma välja nii-öelda neid signaale, mis sul siis hakkab nagu selline kirbud kallal käitumine. Ja see hakkabki näiteks nägu näppima saab. Hästi palju tekib seda. Hästi palju. Aga number üks asi, et mida me tegelikult kõik näeme, kuuleme, tajume, kui meil on olemas empaatiavõime, on see, et kõigepealt tulevad sõnad ja siis tuleb keha. Ja alati on niimoodi, et kui ma hakkan midagi rääkima, siis mul käed hakkavad enne rääkima. Ja käed alati edastavad tohutud palju informatsiooni, seepärast tasub nagu ja minul ma küsimust hakkan küsima, kuskilt see käsi juba tuleb. Absoluutselt. See aju, ta langetab küll tunduvalt varem otsuseid, aga kui sa valetad, kui sa normaalselt käitud, sul ei ole vaja mõelda, mis sa mõtled, aga kui sa nüüd valetad, siis sa tead, et sa valetad ja samaaegselt sa pead mõtlema, mis sa valetad. Nüüd sa tunned ühte ja sa pead näitama välja teist, eks ju. Ehk siis, ja seal on ka eraldi, inimene väidetavalt kasutab erinevaid ajupiirkondi isegi, kui ta valetab, ehk siis see on keeruline. Ja mis valetamisel veel, nad ei suuda liikuda ajajoonel, eks. Ja alati perfektsed lood on kahtlusalad. See tähendab seda, et ma hüppan oma jutuga siia sinna. Näiteks, kui sa küsid mu käest, eks ole, et mis sa täna hommikul tegid, enne kui sa siia jõudsid, siis mul ei tule kõik ajaliselt meelde, aga ma suudan liikuda, et inimesed, kui ma tõkke alt läbi sõitsin, eks ole, siis ma tagurtsin autoga sinna suunda, eks ju. Nii, aga kui ma nüüd mõtlen välja, siis minu jaoks on raskem see konstrueerida ja seda meeles pidas, me peame meeles pidama, eks siis me edasi tagasi. Aga muidu ja ütleme, kõige lihtsam, me tavaliselt tajumegi, kui meil on empaatiavõime, et mingi märk on vale.
aga vot siin hakkabki, eks ole. Me ei pruugista endale tunnistada seesama, mida me tahame uskuda. Ma tahan näha seal seda, mis seal on, nii nagu ma tahan, et seal oleks, eks. Aga kas on ikkagi olemas nii head valetajad ka, no on ju neid, kes petavad valedetektori ära, eks ole, et kelle puhul ei anna mitte midagi välja. Jaa, valedetektoril teed see tõenäosus on kuskil 72%, et ta ütleb niimoodi statistiliselt. Hääledetektorite puhul, see on juba 83, sest see hääletoon kogu aeg ju muutub, vaataks ole, ja nad mõõdavad, mida seda emotsionaalset seisundit just. Aga miks valedetektoriga ja miks on seda võimalik ära petta, et variant 1 ta näiteks ei tea, eks ole, sellest asjast, eks ju. Variant 2 on see, eks ole, et tal on nagu niivõrd täpselt ette kujutatud see asi. Aga ütleme, seal sõltub sellest, et mis küsimusi küsitakse. Võt see on kaks. Sest kui sa tahad teada ikka, kas valetab või valeta, siis tead nagu kõige õigemas on küsida ei ja jah vastuseid. Aga seal on ka jälle levinud seokene, eks ole, et kui mina küsin su käest näiteks, et ma ei tea, et kas sa oled maganud, eks ole, ma ei tea, nagu Clintoni käest küsiti, siis eks ole, ja kõik mõtlevad, et sellest nüüd piisab, eks ole, et kui ma nüüd ei oleks, eks ole, siis oleks kohe ei, ja kui ma oleks, siis oleks eks ju. Aga ma olen seda loengust teinud aastate jooksul, et küsin nagu suvalise osalise käest, et näiteks, et kas te olete tarvitanud narkootikume. Ja siis tegi, nüüd peaks, eks ole, idee järgi peaks olema, et ongi tarvitanud. Iga kord ma nagu nii vaatan, et ei oleks. Jah, aga see on vale. Ja see, kui tal pole linki siin, ta ei saa aru, et esiteks tema käest küsitakse, teiseks, mis see narkootikum üldse on, eks ju. Ehk tal puudub seos ajus nii-öelda sellega. Siis tal läheb ka aega. Kui sa vaatad ikkagi näiteks telekast valitsuse pressikonverentsi või mõnd poliitikut rääkimas. See on huvitav koht. Kas on ikkagi niimoodi, et sa ühel hetkel saad aru, et räägib tõtt, hakkas valetama. On, jah? Seal on, kui inimesed hakkavad teadlikult valetama, näiteks ära tegemise, ma tahan siin teadlikult petta, siis käib korraks üles. Selline minimaalne tegelikult. See on 0,22, isegi vähem sekundit. Eks murdosa sekundit, eks ju. Ja seal on see, et sa pead vaatama tegelikult seda osa siin. Ehk siis, seal on ka, kui omavahel suheldakse näiteks ja kui mul on, ütleme, mul on piinlik su käest küsida seda, et kas sa näiteks varastasid mu rahakoti või mitte, eks ju. Siis selleks hetkeks, eks ole, esiteks ma piinlikkusega vaatan maha. Teiseks, eks ole, kui ma hakkan su käest küsima, et kas sa tead, kui see rahakott on, siis selle hetkel, kui minu nägu jõuab sinu silmad, on sul juba ammu see reaktsioon. Mis rahakott? Ja alati niisugused üledramatiseeritud asjad on alati kahtlased. Ja ka see not face, mida on muuseas hästi palju poliitikas kasutatakse. Ehk see not face, aga ta jõllitab. Aga ta jõllitab nagu otsa, see ongi see sama, et see pilk on niisugune nagu klaasistub. See on ka see, et miks ta siis tahab midagi varjata. Alati niisugused kõrvale kalded. Seal on terve süsteem, kuidas seda nagu loetakse. See on nii huvitav teema sellest, võiks veel pikalt rääkida, meie aeg on otsas. Aitäh sulle, et tulid ja selgitasid.